Indrek. Mina olen siin Maarja koguduses kiriku vanem. Ja siis vabatahtlike töötegija. Ja siis paluti, et teile näidata natukene kirikut ja rääkida ajaloost ja olukorrast. Ja muidugi võite siis küsida kõike, kas te võite küsida kõike, mis tahate. Ja kiriku kohta. Plaan on selline, et lähme kõigepealt siia saali. Seal on külm. Mis seal on? Külm, jah. Seal on külm, mitte film. Seal on külm. Ei ole filmi. Ei ole film, pane. Külm. Külm on. Külm. Saadame seal. Ja siis lähme vaatame torni, mida me üles. Mitu korrust siin on? Siin on 4 korrust. Siin on lift. Saab. Ja 4. korrusele saab liftiga. Kas me lähme kõigepealt üles, hakkame alla tulema? Jah, teeme nii. Aga seal tornis peab trepist minema veel üles. Seal on ka 2 korrust. Aga vaatame. Kohe küll. Mis see kell on? Kas ta oli siin üleval kuskil või? Jaa. See on vana Maarja kiriku torni kell. Kas see pannakse tagasi? Ei, seda ei panda tagasi. Seal oli 2, tornis oli vanasti 2 kella. Huikaja ja hõikaja. Kuidas oli? Huikaja ja hõikaja. Huikaja ja? Hõikaja. Hõikaja. Ja teine oli? Huikaja. Ja kui siis kirik põles, siis need kellad kukkusid alla, 1 kell hävis ja see alles. Ja see kell viidi peale sõda Viljandimaale Paistu kirikusse. Ja see oli siis seal Paistu kiriku tornis kuni tänavuse aastani. Ja siis nüüd Paistu kirik sai uued kellad ja siis vana kell tuli siia tagasi. Aga ta on ikkagi, tal on vist mõra sees ja ta ei ole nii heas korras, et sellepärast rohkem teda ei kasutata, et ta on siin selline auväärsel kohal. Ja see kirik, see ehitati 1841. aastal. Ja see on esimene Eesti rahva poolt püstitatud kirik Eestis. Et kohalikud... Kas oli Luteri või küsi? Jaa, Luteri kirik, jah. See tähendab siis seda, et Eesti talupojad ise siis kogusid raha ja tõid kivid ja ehitusmaterjalid. Ja siia kogudusse kuulusid siis Tartu linnas elavad eestlased ja kes eestlased elasid Tartu ümber. Tartu Maarja kihekond. Ja Maarja kogudus ise on loodud juba 1224 ehk 800 aastat tagasi. 1224. 800 aastat tagasi. Aga ta, see, siis ta oli katoliku kogudus
Roomaga, et see 800 aastat tagasi loodud kogudus, mis ta oli katoliku kiriku all. Et kui tuli ja kui oli reformatsioon, Martin Luther, siis läks luterlikuks. Siin on lihtne. Aitäh. Nii. Siin on... Üks moment laseb tulevad sisse. Võin teile öelda. Teised tahavad kuulda, mulle ei ole vaja. Tulevad sisse, siis kõik tahavad teada. Siin on nüüd näha esiteks nüüd ajaloo ülevaate pilte saate vaadata. Milline see on, nägid need varemed välja. Kuidas kirik nägi enne purustusi välja. Seal on see tuleviku ka arhitektuurivõistlus. Taastamine. Mille see oli? Oligi 2009, 2010. Ja siis vasakpoolne paneel või hiljem üle, trepi peal. Ma ei tahtnud nii pilti veel. Ongi tegelikult selle alkari suuremus. Ja siin on need vaimulikud ka. Aga need on sellised fotosonid. Ja selle osa taastamine on veel pooleli. Aga algus on juba tehtud. Siin on veel võimalik näha seda võimlat. Et noh, kui vaadata, siin on see lagi. Aga see sisu on juba siin muus. Kas lähme üles? Tahavad küsida. Ütles, et kui olid siin ühe sõnaga. Et siin toimuvad suvel jumalateenistused. Ja jõululoopäeva teenistus. See on kõik küll. Ja see, miks ta selline näeb välja? See sisu mõned näeb. Siia alla tulevad tööruumid. Köök ja pühapäevakooli ruum. Et tänapäeval ei ole vaja seda suurt kirikusaali nagu vanasti. Vanasti mahtus siia 5000 inimest. Palju? 5000. No, nüüd on 500. See on küll. Et sellepärast ei olnud mõtet enam taastada originaali. Ei ole praktiline. Ei ole vaja. Ja siin on kõige katus on problemaatiline. Seda tuleb esimese asjana vahetada ära. See lekib vihma sajab. See on esimene töö, milleks raha kogutakse praegu. Riik soetab ka või? Jah. Ja Tartu linn toetab. Aga eraannetus on veel.
torni osa saime valmiski ühe suurannetaja abil. Janek Veeber. Ma just tahtsin küsida. Oma isa katuse Peetri kirikus. Isa, jah. Siis oligi, taastamine on jagatud etappideks. Torn on valmis, aga nüüd siis on vaja uuesti otsast peale hakata koguma annetamist. Millal valmis saab, ei tea. Ehitus käib kiiresti, aga see raha kogumine võtab aega. Nii, see on koopia, fotokoopia. Jah, see oli originaal või oli see algne. Fotokoopia. Tegelikult oli... Jah, aga siia tuleb see altarkahvika. See on praegu siin, see kõik siin on praegu ajutine. See ei jää selline. Need seinad peaksid tulema näiteks klaasist läbipaistvad. Jah, seal on altari maali peal on kiri. Niida on Jumal maailma armastanud. Tartu Morn. Kuule, öelge uuesti seal. Nõnda on Jumal maailma armastanud. Tartu Murret ei ole väga palju. Minu lemmik ka ei ole see tegelikult. Mida on? Võib-olla ja lihtsam. Aga see on küll, teeme. Töötame. On olemas eraldi sihtasutus ja kellele siis Tartu linna maksab palka. Armastus kõige suurem, üle tonni. Rõõm kõige väiksem, 200-300 kilogrammi. Ja rõõmukell lööb seda tunni kella aega. 6 tundi. Ja igal kellal on siis oma pilt või muster või sümboolika. Ja vaadake kortermajad.
Mis te arvate, kas inimesed olid rõõmsad, kui hakkasid neid kellad siin kogu aeg teema? Muidugi, see on tugev hääl. Aga inimesed harjuvad ära. Või sama raudtee lähedal, samuti sõidab. Aga eriti pühapäeval. See on see, kus hoitakse neid urne. Tuleb siia ruumi. Tehakse nagu riiulid. See on tänapäeval nagu Pauluse, jah, sama. See on tänapäeval väga populaarne. Aga küsib, et miks ei ole keldrisse panete, mitte siia? Mulle ka ei meeldi, mõte. See oli seal selles arhitektuuri, selles kavandis sees. See on jäänud alles, see mõte. Mulle ka ei meeldi. Aga võib-olla, et on nagu tornis, kõrgemal, sümboolne. Tuleb siia. Teine kord. Kui küsimusi ei ole. Kui kirik saab valmis, siis tuleb siia kabel. Ära saab, mis kuule? Siin on palluste koht või mõndiskuste koht. Kabel väiksem. Aga praegu toimuvad siin jumala teenistused. Igal päeval. Siin on 50 tooli. Ja kogudus mahub siia. Tuttavad lausma ei ole. Tuttavad ei ole. Siin on näiteks käinud pimedad inimestel on jumala teenistused. Aga kus kurtidel on ka? Nii, ma tänan kõiki, kes kohale tulid ja täname teid. Nii, ühesõnaga täname teid selle huvitava ekskursiooni eest. Ühesõnaga, jah. Miski siia tulid ja valisin selle 4 aastat tagasi oli, me käisime Narva maanteel. Peetri kirikus, jah. Aga tahtsime siia tulla, aga siin oli remont, ootasime ja et varsti on valmis, siis kutsusin inimesed siia, et siin on aprillikuul oli avamine, president käis siin avamas ja ühesõnaga väga kiitis ja siis meil tekkiski huvi. Tuleme siia. Väga hea. Aitäh. Ja inimestele väga.
Attention.